Reckman teeb uksi ja aknaid. Võiks öelda, et neid teie konkurente on veelgi, aga mis teid eristab siis konkurentidest? Meie põhitegevuseks on vanalinna aknad ja samas ka pakume terviklahendusi nii eramajadele kui korterelamutele. Oskad sa mulle paari sõnaga lahti seletada, mis asi on täpsemalt siis vanalinna aken? Ütleme, et vanalinna aken on siis selline aken, meil on kahte tüüpi. On sisse avanevaid, on sisse-välja avanevad. Sisse-välja avanev on niisugune konkreetne vana talumaja aken, kus sisemine raam tuleb sissepoole, välimine raam väljapoole. Ja sisse puhul on siis niimoodi, et mõlemad raamid, nii sisemine kui välimine, avanevad sissepoole. Kui keeruline on ühe sellise muinsuskaitse objekti siis nõuetekohane kas rekonstrueerimine või restaureerimine? Ütleme, et seda asjaajamise poolt on, et tuleb kooskõlastused saada muinsuskaitseametiga, kliendiga, lõpptellijaga, et kõik need joonised, et oleks kinnitatud, erinõuded on veel, ütleme, tuletõkke uksed, et seal on erikooskõlastused veel Päästeametiga. Need asjaajamised ajab kõik Reckman kord omalt poolt, et kliendi pool on ainult kinnitada need joonised ja Reckman siis ka kinnitab omakorda need joonised ära muinsuskaitseametiga. Pakume ka terviklahendusi siis eramajadele, nii aknad, uksed, aknalauad, piirdeliistud, kõik need asjad saab ka meie käest ja loomulikult ka siis kõik suured objektid. Tänapäeva ehituse juures on erinevaid nõuded, et ühest poolt tõesti muinsuskaitse, Päästeamet, aga teiselt on ka kindlasti hästi oluline teema on ju energiasäästlikkus tänapäeval, et kui energiasäästliku erilahendusega akent ma siis võiksin teie käest tellida üldse? Ütleme, et selle suures laastus ikkagi selle energiasäästu paneb paika ikkagi klaaspakett, et milline sinna sisse nüüd panna, et kas kahekordne või kolmekordne, et kindlasti meie nagu pakume oma standardina välja ikkagi selle uuema tüübi saksa aknale kindlasti ainult kolmekordset paketti, et see on ikkagi soojapidav. Aga vanalinna akendel on meil kahekordsed klaaspaketid sisemistel raamidel ja välimistel raamidel siis ühekordne klaas. Vajadus saab kasutada ka seal näiteks turvaklaas, mis on lamineeritud kilega keskelt. Vanalinna aken sobib ka miljööväärtusega piirkondadesse, et samamoodi on ka seal mingid omad nõuded asjad, et igale poole ei sobi see kaasaegne saksa aken, et pannakse seda vanalinna akent ka teistesse piirkondadesse. Kui keerulise sooviga ma teie juurde tulla võiksin, et kus need piirid jooksevad, et mis raames asju teha üldse saab? Ma arvan, et me suudame kõik kliendi soovid ära rahuldada, mis on seotud uste ja akendega.